Tänases digiturunduse mõttekoja podcastis arutame, miks B2B ettevõtted peaksid tegema podcasti ja kuidas podcasti kasutamine aitab neil sisuloomes efektiivsemad olla. Minuga täna siin podcastrent.ee stuudios on minu hea kolleeg, sõber, digiturundusalane sparringukaaslane Mark Müürsoo. Tere, Mark! Tere, Taavi! Tore, et kutsusid. Ma mõtlesin enne, kui ma siia tulin, et mul on selline hea võimalus ja samas ka suur vastutus tulla Moliveri podcasti esimeseks saatekülaliseks, nii et aitäh, et kutsusid. Absoluutselt. Kui ausõlles juba hakkas igavaks minema üksi seda podcasti teha, et oma ette siin kaamera ees rääkida, hea on lõpuks kellelegi silma vaadata ja rääkida turundusjuttu ka. Aga kuna teema on meil podcastid ja podcastide kasutamine turunduses, siis üks väike selline küsimus sulle. Mis sa arvad, kui palju Eestis üldse podcaste on? Üleüldse selline umbkaudne arv. Kas ma mõtlen nüüd selle all üldse podcasti, mida on Eestis tehtud või aktiivseid? Ja üldse tehtud. No ma arvan mingi 500 pluss äkki või? Kusjuures päris hästi. Vaatasin podcast.ee portaalist, vaatasin üle, et seal on 535 podcasti, mis on registreeritud sinna. Aga ma julgen arvata, et neid registreerimata podcaste on ka omajagu. Ehk siis 535. Väga hästi pandud. Aga mis sa arvad, kui palju on selliseid podcaste, kus on kategooriaks lisatud ettevõtlus? Ettevõtlus? Jah, minu äriga seonduvad sellised podcast. No ma arvan, ettevõtlusega konkreetselt võib-olla on seal äkki 20, aga teades, mis me täna räägime, siis ma arvan selliseid B2B või nii-öelda podcast'e, mis on siis mingile kindlale äri sihtgrupile suunatud. No ma arvan mingi 50-100 äkki. Ka päris hea, 64 koos olla. 64 on siis mida ettevõtlusega? Just. Et süke 12% siis kogu podcastide, registreeritud podcastide osast on siis ettevõtlusega seonduvad. Aga no seal jällegi on see asi ka, et ma vaatasin natuke, analüüsisin neid podcaste. Paljud on sellised, mis on tehtud nii-öelda nime pärast, et teeme 5 osa ära ja siis saame seal SEO mõistes mingisugused nii-öelda signaalid kirja ja sellest piisab. Aga üldpildis ikkagi sellist aktiivsust või järjepidevust nende podcastide puhul ei ole. Ja võib-olla see olekski selline hea esimene selline küsimus sulle, et miks sa arvad, et või mis on sinu arvamus, miks B2B ettevõtted ei suuda järjepidevalt seda sisu luua, miks nad ei suuda podcaste siis järjepidevalt teha? No üks punkt võib-olla ongi see, mis sa välja tõid, et see järjepidevus, et ettevõtetel, eriti B2B ettevõtetel, kus on vähe töötajaid, turundusmeeskond on üldiselt üsna väike, eks, nagu me teame, et seal ei ole lihtsalt seda inimest, kes seda veaks, et tavaliselt need podcastid, need 5 osa, mis nad teevad, on ka mõne koostööpartneri juures, mõne stuudios, kes neile selle nii-öelda paketina maha müüb, ja siis nad teevad need 5 osa seal ära ja panevad üles ja siis jääb oma elu elama. Et sellist võib-olla strateegilisust, strateegia seal kindlasti on nagu taga, aga see võib-olla ei ole nii vettpidav, et ta lihtsalt kukub kokku mingi hetk, et järjepidevus kaob ära, võib-olla see pakett saab ka läbi, et rohkem raha ei taheta maksta, et siis rohkem lihtsalt ei filmita või ei tehta. Järjepidevus on siis see esimene pool, ma arvan, teine pool on ka kindlasti see, et pole nagu kuskil seda jagada või osata jagada, et taandub jälle selle punktini, et pole seda inimest, kes seda veaks, kes võib-olla seda nii-öelda kas siis just entusiasmi pealt või siis vähemalt selle nii-öelda know-how pealt oskaks seda vedada, et podcast ei ole lihtsalt, et meie siin 2 tuleme nüüd istume ja räägime ja siis parem uploadime kuhugi Buzzsprouti selle episoodi ja laseme tal olla, et seal on palju sellist lisategevusi juures ja distributsioon omaette teema veel, et kuidas sellest podcastist maksimumi nagu võtta sisuna. Sellest räägime ka, eks, aga et jah, distributsioon, et saaks selle igale poole laiali veel omakorda jagada, et rohkem silmapaare seda näeks, et võib-olla lihtsalt pole seda know-how'd, kuidas seda teha, et okei, paneme YouTube'i lingi, panen Facebooki YouTube'i lingi lihtsalt või saadan sõpradele ja that's it. Et siis see
distributsiooni pool, et sisu ei pea olla, aga lihtsalt ei osata jagada seda mujal. Ja võib-olla kolmas pool ongi see, et ei teata, millest teha või nii-öelda pole paigas nagu ettevõtte siseselt see, et mis see nagu põhisõnum on meie kliendile, ehk siis suures pildis selline arusaadavus. Viimasel ajal olen meie oma töös ka seda näinud, et ettevõtete suur probleem on, et kuidas teha ennast võimalikult arusaadavaks ja kui see pole juba vundamendi tasemel paigas, siis tegelikult seda podcastiks teha on ka keeruline. Et jah, see arusaadavuse pool, et mida me ütleme, kus kohas ja mis formaadis siis, et podcast on siis see, mis formaat, aga jah, mida me ütleme ja kui selge see siis meie ideaalkliendi jaoks on. Miks üldse B2B turunduses peaks podcasti kasutama? Mis sa näed sellised, mis oleks see põhiline roll, mida podcast siis aitab lahendada turundusstrateegias? No üks suurimaid aspekte ma ütleks on see sisuloome järjepidevuse pool, ehk siis podcast tegelikult, kui seda teha järjepidevalt, näiteks iga kuu teed ühe episoodi või isegi üle nädala või mis iganes see perioodilisus on, et siis ta katab suure osa sellest sisukalendrist ära, et turundaja ei pea nüüd mõtlema hakkama kuu algus või kuu lõpus, et mis nüüd tuleb aprill, et mis tähtpäevad meil aprillis on, eks, et B2B ettevõtete puhul seda nagunii väga ei tehta, et siis ongi küsimus, et millest ma nüüd postitan, et esimene mõte on see, et mingid uudised või mis meil toimunud on või kes meil on tööle tulnud, et B2B ettevõttena pigem tahad ikkagi harida seda klienti, et podcastiga katad suure osa sellest ära. Et rääkisime distributsioonist, et see ei pea olema nüüd viskan täispika episoodi LinkedIni üles ja nüüd tulge vaadake ja kuulake, vaid võtadki sealt paar huvitavat klippi välja või kirjutad blogipostituse oma sellest sisust, et katab selle sisukalendri või sisuplaani suure osa ära. Ehk siis ettevõtted kasutavad podcasti või võiksid kasutada podcasti kui sellise sisusambana kogu selles sisuloomes? Jah, sisusambana. Ehk siis, kes ei tea, mis asi on sisusammas, siis meie mõistame, me kasutame päris palju seda terminit, et meie mõistame selle all siis sellist suuremat sisutükki, mis tuleb siis perioodiliselt kogu aeg välja, see ei pea olema podcast, see võib olla näiteks blogipostitus või mingine uudiskiri kas või, et mingi selline suurem amps või suurem tükk, mida järatakse või tehakse ja siis sellest sisusambast me siis lõikame välja või toodame muud materjali, et näiteks Moliveri näide ongi näiteks see podcast, mida me siin praegu teeme, et siit tulevad klipid, aga samamoodi sisusambad on meie jaoks ka blogipostitus, et blogipostituse teeme ära, siis me kuidagi pakendame ta teise formaati, et olgu see karussell või midagi muud, et sisusammas on selline sisutükk, mis hoiab seda ettevõtte sisuloomet, igakuist sisuloomet näiteks üleval. Ja siin võib-olla üks mõte veel juurde, et tegelikult kui see pikem sisutükk on olemas ja kasutada seda sellise kui sina sisustrateegina või sisuloojana sisulood, siis sa ei hakka seda välja mõtlema, see ikkagi tuleb B2B ettevõtte juhtkonna tasandil sisendina sulle, ja üldiselt see käib ju intervjuude alusel, et teed kas või videokõne ja saad sealt tund aega materjali ja siis hakkad sealt välja noppima neid õigeid mõtted, et see podcasti formaati tegelikult annab võimaluse, et sa salvestad selle ära, kui see mõte oli juba väga hea ja läks selle narratiiviga korda, mis ettevõttel on, siis tegelikult sa saad juba sealt selle materjali välja lõigata ja juba kasutama hakata, et see on lihtsalt efektiivsuse mõistes ka sisuloomes selline hea aspekt, ma julgen arvata. Jah, nagu ma seda küsimuse vastust alustasin ka, et see sisuplaan või see sisu järjepidevuse küsimus on lahendatud, et me võime siit podcastist, ma ei tea, mitu erinevat väikest postitust välja võluda, et samamoodi
need klipideks, seda mainitud juba mitu korda, aga et noh, ma tahan LinkedIni postitust enda profiilile teha. Näiteks mõni muu teine B2B ettevõte, kes siin näiteks istuvad 2 inimest, 2 töötajat räägivad mõne teema lahti, nemad saavad ka sealt, et noh, mitte just nemad, aga näiteks see turundaja, kes nendes tegevusi teeb, et ta ei tea võib-olla seda, tal ei ole seda know-how'd selle teenuse pakkumise poole pealt, et siis ta oskab kuulata ja vähemalt saab sellise esimese mustandi siit nagu kätte. Et selles mõttes jah, podcastil on hea roll mängida. Mis on podcasti loomise plussid ja miinused, mis välja tooksid? Plussid ja miinused. Millest ma arvestan, plussidest või miinustest? Alustame plussidest. Alustame plussidest. Noh, sisusammas on see põhiline, ma ütleks esimene jälle, või noh, see pool, et me saame sisu endale, me toome inimesed, et suur probleem on selle sisuloome puhul ka see, et seda inimest nii-öelda kelle käes on see know-how, noh, B2B ettevõttes on see ettevõtte juht näiteks või noh, mõni juhtkonnast mõni inimene, et temalt saada nagu see sisu kätte, noh, panegi ta istuma kuhugi ruumi ja las ta räägib sulle tund aega, et sealt saad selle sisendi kätte, et ta ei pea ise nagu leiutama hakkama, kirjutama, et annad talle puhta valge paberi, ütled nii, kirjuta mulle nüüd blogipostituseks. Et nii noh, kasutad seda aega efektiivsemalt, et see sisusamba olemasolu on ka sellest aspektist tähtis. Siis on see ettevõtte seisukohalt narratiivi küsimus, ma ütleks, et see strateegiline narratiiv, mida me tahame rääkida, podcast tegelikult seda annab edasi ka, kui seda järjepidevalt teha ja sul on see podcasti formaat läbi mõeldud, struktuur on enam-vähem sama, räägid mingitest kindlatest teemadest, aga läbi enda siis sellise perspektiivi või vaatepunkti, et kui sa seda nagu teed podcastiga, siis noh, sa kannad seda ja noh, distributsioon hakkab ka seda toetama, et teed siin neid klippe ja väiksemaid juppe, et kõik see nagu toetab üksteist. Ja võib-olla sealt tegelikult koorub välja ka see eristuse küsimus, et B2B ettevõtete puhul enamasti noh, kuigi see eristus on nagu, ma ütleks, tähtis, siis võib-olla rohkem tähtsam on isegi see, et see kategooria, kus sa tegutsed, et noh, Eestis näiteks B2B ettevõtted, konkurente võib-olla 2-3 tükki sinu sektoris. Kui sa teed selle podcast ära ja sa suudad seda järjepidevalt teha, et siis see on nagu konkurentseelis, et sa oled lihtsalt rohkem inimeste silme ees, sul on rohkem seda materjali, et sa suudad nagu seda enda kategoorias, sest enda kategoorias sa suudad siis see number 1 tegija olla nagu kiiremini, võib-olla lihtsamini, kui see, et sa nüüd ei tee podcasti. Jah, ma arvan, need on võib-olla sellised plussid, ehk siis sisusammas, mille poole ma toetun, ma arvan, siin edaspidi veel, siis narratiivi poole, siis see eristus, et isegi noh, kui mul on rohkem konkurente kui 2 või 3, aga ma olen näiteks ainuke, kes teeb podcasti, noh, siis ilmselgelt sina jääd meelde kui teised konkurendid, vähemalt nende inimeste puhul, kes podcast'e kuulavad või sellest sinu tootest või teenusest on huvitatud. Siin võib-olla üks selline mõte veel juurde, et eristuvuse puhul, et kui tihti proovitakse hästi suurt ulatust kätte saada, siis see podcast B2B's, see ei ole ulatuse mäng, see on sisu tarbitavuse mäng, et kas sa saad selle narratiivi selle õige inimeseni ja kas ta nii-öelda tarbib selle ära, kas ta saab selle nii-öelda sõnumi kätte ja mõistab seda nii, nagu sina seda välja tahad öelda, et see on nagu ilmselt see nii-öelda võtmefaktor tegelikult selle eristuvuse puhul, mida ettevõtete puhul tihti või ettevõtte juhtkonna puhul tihti aetakse segamini, et see eristuvus peab olema selline hästi filigraanne, meil on kõik asjad nagu paika pandud, kõik stuudiod, asjad, kõik on paigas, on ju, sisuloomes on skript ette pandud ja nii edasi, aga tegelikult see, mis eristab, on see, et inimene tegelikult mõistaks seda sõnumit, mis sa seal sees nagu välja tood, on ju, et seda B2B ettevõtete puhul tegelikult on võrdlemisi vähe, et sellele ei keskenduta kuigi palju. No, jah, see võib-olla taandub ka meie sellise põhiteemani, milleks on kliendikesksus, et noh,
podcast ei tohiks võib-olla teha või nii-öelda need plussid mängivad sinu kasuks alles siis, kui see podcast, mis sa teed, sa oled selle eeltöö nagu ära teinud, sa oled uurinud võib-olla enda olemasolevate klientide käest või potentsiaalsete klientide käest, et kuule, et kas sa podcast üldse tarbid, et kui nad ütleb, mul selle jaoks aega ei ole, et ma olen nii tiheda töögraafikuga ettevõtte juht, mul podcastide jaoks aega ei ole, et siis võib-olla mõni muu formaat on parem, aga samas, kui sealt tuleb jällegi seda tagasisidet, et podcast'e tarbitakse, siis tasub edasi uurida, et ahah, aga mis podcast'e sa tarbid, ja siis sa uurid sealt edasi, et kui pikad need on ja nii edasi, ehk siis nii-öelda teha endale selgeks, kas klient tahab tarbida, kas ta on üldse huvitatud, mida ta üldse otsib, mis küsimustel ta vastuseid otsib ja nii edasi, et võib-olla selle ümber nagu ehitada seda podcast'i on parem, et podcast ei pea olema ka selline lineaarne asi, et nüüd täna alustame ja nüüd aasta aja pärast on siis mingi teema käsitlus nagu lõpuni jõudnud, et see võib ka olla selline, et keegi guugeldab või otsib mingile konkreetsele küsimusele vastust, siis tal tuleb sinu see aasta keskel tehtud podcast'i osa välja, et seost rääkisid ka ja vist räägime sellest ka natuke hiljem, aga et suures pildis enne on vaja tunda seda klienti, kas ta üldse tahab su podcast'i tarbida või mida ta tahab tarbida ja siis vaadata sealt nagu edasi, et siis need plussid nagu mõelda, jah, need plussid hakkavad sinu kasuks tööle, et mõelda, et kas see eristus, et kuidas seda tekitada ja nii edasi. Ja tegelikult seda eristuvust ju saab hästi mõõta ka, et kui ikkagi tänava peal sulle tulevad, nii-öelda tänava peal, ilmselt kuskil kohtumisel või müügiinimestele tuleb klient laua taha ja ütleb, et et ma kuulasin teie selle podcast'i läbi ja mul oli seal see point, millele ma tahaksin nüüd täna vastust saada, siis see on nagu punkt või signaal sellele, et tegelikult sa juba eristud läbi selle. Et see on võib-olla selline üks mõõdik, mida ettevõtted võiksid podcastide tegemisel ka arvesse võtta. Aga kui nende miinusteni jõuda, mis need miinused oleksid? Nüüd viimane asi, mis ma rääkisin, oligi see nii-öelda eeltöö. Tegelikult, kui seda ei ole, siis see ongi võib-olla selline miinus, et hakkame nüüd podcast'i tegema, eks, et see on küsimus, et mis podcast'i me teeme ja kellele ja ei tea, lihtsalt vaatame. Et kui sealt tuleb esimene sõnum on see, et vaatame ja hakkame lihtsalt tegema, et küll siis selgub, seda näinud küll, et tehakse 3-4 osa ära ja siis see asi lihtsalt jääb sinna, kellegi ei ole seda nagu entusiasmi, see on ka võib-olla tingitud sellest, et seal ei ole tulemusi, et see vaatamiste arv on võib-olla madal. Ja siis sa mõtledki, et issand jumal, keegi ei taha seda sisu ju tarbida, aga oleks võinud eeltööd teha, et võib-olla aru saada, et kus see nagu probleem on, et strateegiat on vaja. Eeltöö on strateegia üks osa, eks, et teeme eeltöö ära ja siis paneme selle strateegia paika, et kuidas ja kellele ja miks üldse. See on võib-olla ettevõtete juhtkondade puhul, turundusosakonnas üldiselt, et testime kiirelt ära, vaatame, kas toimib, aga kui sa eelnevalt ei ole nagu sellist sisu üldse loonud, siis on päris raske eeldada, isegi kui sul ei ole jälgiskonda varasemalt, see on päris selline naiivne arvata, et see üks sisutükk või 3 seda podcast'i osa nüüd järsku lendama lähevad ja kõik seda vaatama hakkavad. Ja samas, nagu eelnevalt mainisime ka, siis tegelikult on ju väga väike hulk inimesi, kes tegelikult oleks huvitatud sellest teenusest, on ju. Et sa ei peagi massidesse minema, et 10 000 inimest ei peagi seda vaatama ega kuulama, et piisab sellest, kui need 15 väga kindlat nii-öelda sihitud inimest vaataksid. Jah, et ja see on see mõõtmise koht ka jällegi, et kuidas sa seda mõõdad, et kas sul on näiteks kontaktipäringus sees see, et kust sa meie kohta teada said või kus sa meid nägid, et kui nad sinna hakkavad järjest kirjutama, et podcast'i nägin või kuulasin seda osa, teil käis külas inimene X või mis iganes see vastus seal võib olla, et siis on nagu näha, et okei, siin midagi nagu on, et mis sest, et meil on 15 viewsi YouTube'is oleval podcastil, et mõõtmise küsimus ka kindlasti. Strateegiat ma puudutasin, järjepidevus ka, et teine punkt võib-olla see järjepidevus, sa ütlesid ka, et ei ole kogemust, ei ole võib-olla seda teadmist, et siis see entusiasm, algne motivatsioon
kaob suht kiirelt. Ja võib-olla kolmas pool on ka natukene sellega seotud, ehk siis nad tegelikult kõik on seotud, et see juhtkond peaks ka nagu taga olema, et see ei tohiks olla nüüd selline asi, et keegi ütleb turundajale, et jõu, meil on vaja podcasti ja siis ise ütleb davai, tehke ära ja that's it, et see B2B ettevõtete puhul see juhtkond peab olema see kandev jõud seal, et kas siis vähemalt saatejuhi rollis või toimetaja rollis või midagi sellist, et see ei tohiks olla nüüd selle turundaja selline projekt, mida ta peab tegema, vaid turundaja võib initsieerida selle öelda, et meil on podcasti vaja ja siis juhtkond peab lihtsalt toetama ja kaasa tulema, et ma arvan, jah, juhtkonna toetus mängib ka selles nii-öelda järjepidevuses tegelikult rolli ja sealt on omad juured juba strateegiasse, et nõus. Kui nüüd kõik see juhtkonna toetus on olemas ja on plaan podcastiga alustada, siis mis oleks need eesmärgid võib-olla, mida seal strateegia poole peal endale podcastidega seada? Hea küsimus, ma arvan, mulle meeldib seda sisusammast kasutada hästi palju, aga ma arvan, see sisuloome aspekt, et sa saad selle nii-öelda järjepidevuse sinna taha, et eesmärk peaks olema, et sa suudad seda teha nii-öelda järjepidevalt ja see on nii-öelda tehtud ka järjepidevalt, et siis on nagu nii-öelda see edu tuleb ka, et kui sa teed ainult 4 osa jällegi, et siis ilmselgelt see nii-öelda efekt on nagu väiksem või seda ei olegi, siis ma arvan, eesmärk võib-olla sellist ekspertarvamust või ekspertkuvandit nagu luua, et podcastiga sa seda teed, et kui B2B ettevõte näiteks, ma ei tea, mingi päiksepaneelide tootja teeb oma podcast, et siis kui see sisu seal on sellist sisu on üles ehitatud, et taarib klienti, näiteks võtavadki potentsiaalsete klientide küsimusi ja siis vastavad neid või võtavadki mingi teema ja räägivad sellest tund aega päiksepaneelide puhul, ma ei tea, mul päiksepaneele ei ole muidugi, aga näide lihtsalt, et see ekspertarvamus tekib, et täispika osa inimene saab ära vaadata, aga kuidas sa seda nii-öelda täispika osa teda vaatama saad, ongi see, et sa teed klippideks seal, võtad mõned põnevamad kohad välja või mõned põnevamad vastused või need vastused, mida enamasti tahetakse näha, et ja paned need siis igale poole, viskad nii-öelda laiali, et teed need klipid, paned LinkedIni, Facebooki või tänapäeval isegi TikToki ja siis kui see teema pakub sellele vaatele huvi, ta on nagu, täitsa tahaks vaadata, siis ta vaatab su seda täispikka osa ka, et sisu suures pildis tuleb teha tarbitavaks, et siis ka nii-öelda see ekspertkuvand nagu tekib, et kui sellist räägib monotoonselt loengut, siis keegi kuulaja, keegi tegelikult ei arva, et sa oled võib-olla ekspert, sest ta pole lihtsalt vaadanud seda asja. Ja turunduse selline lõppeesmärk nagu ikka on müük, et sotsiaalne müük pigem podcastide puhul, kuna podcastis on ettevõtted, aga nende ettevõtted inimesed, mitte mu Liveri agentuuri istu siin täna, vaid Mark ja Taavi, et siis pigem kirjutatakse eelduste kohaselt ikka meile, et kas LinkedInis või meili peale, et nägin podcasti osa, olen nüüd huvitatud sellest teemast. Et need on võib-olla sellised põhilised 3 eesmärki podcasti nii-öelda loomise puhul, et mis me siit saada tahame, miks me tuleme siia stuudiosse nüüd iga nädal või iga kuu, et ongi see, et meil on nüüd sisuloome mingis osas kaetud, me saame neid oma mõtteid või neid igapäeva asju, mida me meilidel nagunii juba kirjutame oma klientidele, saame neid kuidagi suuremale auditooriumile välja anda, jagada, siis on see selle kaudu tekib see ekspertarvamus, või öelda eksperti kuvand, et inimesed teavad, ma sellest teemast ikka midagi vist tean ka, ja siis kui neil tekib nii-öelda see vajadus neid päiksepaneele näiteks osta või tellida või seda teenust sisse osta, et siis nad tulevad ja kirjutavad mulle või helistavad, et kuule, rääkisid sellest, teeks äri või tehingu, et suures pildis ta nii kipub olema. Kui
Sa tõid tegelikult välja hästi selle ka, et vastata küsimustele, mida kliendid sulle meilides saadavad, on ju. Et olla selline kliendikeskne ja läbinähtav nii-öelda oma kommunikatsioonis, siis miks üldse peaks ettevõtted paika panema sellise kliendisegmendi, kui nad hakkavad podcasti looma, et kelle nii-öelda jaoks nad hakkavad seda podcasti sisu lõpuks disainima? Miks seda vaja on? Nagu iga turundustegevusega, sa pead ju teadma, kellele sa väärtust pakud ja siis sa pead aru saama, kes see inimene on ja millist väärtust ta sinult ootab. Et enamasti kõige parem selline segment on siis see inimene või see klient, kes on kõige kasumlikum, kõige suuremad kalad, neile võiks selle podcasti teha või seda sisu luua. Ja siis peabki nagu aru saama, et mille jaoks nad sind nagu siis palkavad või sisse ostavad, et mis on see nii-öelda probleem, mida nad koos sinuga või sinu kaudu lahendavad. Et see ei ole alati võib-olla see, mis sa arvad, et see on, et arvad küll, et sa müüd võib-olla kvaliteeti ja müüd väga kvaliteetset toodet, aga tegelikult klient ostab hoopis reageerimiskiirust või midagi muud, et need võivad nagu nii-öelda see sinu nii-öelda maailmapilt võib täiesti erineda sellest, mida klient sinust arvab, et kui sa teedki selle nii-öelda eeltöö ära, strateegias on sul see, strateegia tarbeks on sul see nagu nii ära tehtud, intervjuud või küsitlused on tehtud, sul on paigas, siis enam-vähem tead, et okei, sinu see nii-öelda potentsiaalne klient või hetkel olev klient ja temale siis sarnanevad potentsiaalsed kliendid võiksid huvi tunda nagu nendest teemadest või nad tunnevadki huvi nendest teemadest või nende jaoks on tähtsad need teemad ja siis selle ümber nagu ehitadki selle. See ei pea alati olema nii-öelda sinu teenusest või tootest lähtuv, et Moliveri põhi selline, kuidas ma siis ütlen, ja meie põhi selline eetos, mis me nüüd viimase paari aastaga oleme aina sügavamale või kuhu me oleme oma juured ajanud, ongi see nii-öelda strateegia pool või see nii-öelda kliendi keskuse eeltöö, et kui sellest nagu rääkida, et kuidas teha digiturundusstrateegiat kogu aeg, et siis võib-olla see ei ole nagu see eesmärk, mida klient ootab, et tal on teised eesmärgid. Lihtsalt see digiturundusstrateegia on nagu see tööriist selle eesmärgini, et me pigem tahame sellest eesmärgist rääkida, et ei ole ainult digiturundusstrateegia, vaid pigem digiturundus selline kui holistiline, selline holistiline vaade digiturunduse üle, et pigem sellest nagu rääkida. Et see on nagu meie näide, et samamoodi siis võtame selle päiksepaneelide näite, millega pärast väga meeldib mulle seda näha, aga et päiksepaneelide puhul samamoodi, et sa ei pea ainult ju päiksepaneelidest rääkima või mingitest tehnilistest lahendustest, vaid tegelikult sa tahad võib-olla lihtsalt energiasäästlikkusest rääkida või investeerimisest näiteks, et need võib-olla on sellised suuremad teemad. Just, et mida see klient tegelikult nagu tahab saavutada lõpuks, mis see lõppeesmärk tema jaoks nagu on. Sa tõid selle Moliveri näite ka, siis võib-olla näiteks veel, et kui me paar aastat tagasi selle shifti tegime, selle digiturundusstrateegia kliendi mõistmise poole, kliendi kesksuse poole, siis tegelikult üks selline taipamine oli see, et kliendid tulid meie poole Facebooki reklaami küsima, aga tegelikult probleem oli selles, et nad ei ole enda lõppklientide seas piisavalt arusaadavad. Ja see viis meid selle strateegia ja kogu selle holistilise vaateni, et tegelikult selle juurprobleemi mõistmine aitab ka strateegiliselt nagu selle suuna paika panna. Ja podcastis tegelikult samamoodi, sa tood selle strateegilise narratiivi välja, õpetad, harid oma klienti ja läbi selle siis sa lood nii-öelda sellist uut nõudlust turule. Võib-olla inimesed, kes varasemalt ei teadnudki sinust midagi, neile meeldib see nii-öelda lähenemine, nad nii-öelda samastuvad sinuga, veedavad aega, kuulavad 4-5 podcasti juba ära, nad on sinuga korralikult aega veetnud, tunnevad sind ja juba tulevad konkreetse küsimusega sinu juurde laua taha, et see tegelikult ongi see põhieesmärk selle kliendisegmendi paikapanemisel samamoodi. Aga kui rääkida teemadest, podcasti teemadest, siis kuidas see
teema lõpuks B2B ettevõtte puhul paika panna, mida siinkohal arvesse võtma peaks? Kas ma mõtlen nii-öelda podcasti siis nii-öelda Ja teemavalik, et kuidas ma selle podcasti loomise hetkel selle teema nüüd paika panen, et see kõnetaks lõpuks seda kliendisegmenti ka. No jällegi tuleme eeltöö juurde. Noh, kõnetamise koht ongi see, et kõnetamise jaoks sa peadki teadma, et mida seda nii-öelda klienti, mis seda klienti siis nagu lõppkokkuvõttes nagu kõnetab, et selle jaoks siis saad ju koguda andmeid, kas siis nii-öelda passiivselt või aktiivselt, et vaadata esiteks oma Google Analyticsi statistika üle, et kus lehtedel on sul veebilehel käidud kõige rohkem viimase aasta jooksul näiteks või mis blogipostitusi on loetud kõige rohkem, et see annab nagu sellise vähemalt suuna kätte, et mida inimesed tahavad tarbida, mis teemad neid huvitavad. Samamoodi tegelikult saab vaadata ka oma sotsiaalmeedia statistikast seda, et mis teemade peale mindi rohkem klikkima või reageerima, mis teemad nii väga huvi ei pakkunud ja nii edasi. Sealt edasi saab juba sellist süvaanalüüsi teha ja tegelikult tuleks ka pidevalt seda tagasisidet klientide käest küsida otse, kas siis leppida kokku kord aastas näiteks sellised konkreetsemad intervjuud, kus sa istudki tund aega maha, üritad sellest võib-olla, kuidas ma siis ütlen, mõttemustritest aru saada või sellest nendest teemadest, mis seda praegust klienti võib-olla vaevavad või kui on näiteks uus klient tulnud, siis tasub alati maha istuda ja uurida, et mis see nagu probleem tal oli, kuidas ta lahendas, miks ta sinu valis ja nii edasi, et tal on värskemini meeles kui see, kes sul on 4 aastat klient olnud. Ja tegelikult kogu aeg saad kokku selle oma kliendiga, sul on näiteks, nagu meil on igakuiselt kliendi kohtumised või sellised nii-öelda mahaistumised ja arutamised, et siis tasub nagu küsida ja uurida, et lihtsalt aru saada, kuidas see klient nii-öelda või see inimene, kes sul vastas istub, et kuidas ta nii-öelda võib-olla kas või sotsiaalmeediat tarbib või mida ta loeb või mis teemad tal huvi pakuvad, et siin pool aastat tagasi kõik rääkisid ChatGPT-st, et siis oli tänaseni räägitakse, eks, et see oli nagu huvitav näha, et kes nendest inimestest, kes su vastas istuvad, et kes need toovad selle, kas tuuakse teemaks, kes toovad, kes ei too, et siis nagu aru saada, et miks nad toovad ja mis neile seal huvi pakub ja nii edasi. Mitte siin nüüd öelda, et mul oli kohe nagu, et me peame nüüd kohe tegema midagi sellega, aga lihtsalt, et kuna see nii-öelda päevakajalised teemad muutuvad kogu aeg, siis lihtsalt aru saada, et otsustusprotsessid samamoodi, et isegi nii-öelda rääkinud kliendiga võib-olla, ma ei tea, TikTokist, siis klient ütleb, mul TikToki veel ei ole, mina ei kasuta seda asja ja siis 3 kuud hiljem ütleb, et ma tõmbasin ka TikToki, et tarbimisharjumused muutuvad, et tema ei tarbi enam sisu võib-olla LinkedIni uudisvoos, ta vaatabki TikToki, et see on tegelikult signaal sulle, et okei, praegu selline klient tarbib nüüd hoopis TikTok, et siis võib-olla ei peaks neid tekstpostitusi enam nii väga tegema, testiks äkki videopostitusi ja nii edasi, et see on selline nii-öelda järjepidev väikene põrgatamine, aga jah, selline aktiivne kliendi siis tagasiside kogumine, kas siis intervjuude kaudu või siis küsitlused samamoodi, et saadad kas või palud see 5-10 minutit kord aastas, saadad selle küsitluse välja olemasolevatele, ja kui sul veebilehel, tulles sinna nüüd ringiga tagasi veebilehe juurde, et veebilehele panna ka näiteks sinna pop-upina väike küsitlus juurde, et miks sa siin veebilehel oled ja mis sa tahad siit, et võib-olla mitte nii agressiivselt, aga et lihtsalt aru saada, et mis küsimustele vastuseid otsitakse. Ja kui sa oled B2B ettevõte, kellel on võib-olla sellist helpdeski poolt rohkem näiteks, et helpdeskis sa saad ka kõik selle korduma kipuvad küsimused kätte. Ja müügimeestelt samamoodi, et kui sa kasutad CRM-i, siis vaatad, mida müügimehed sinna kirjutavad, et see inimene küsis mult seda asja. See annab siis sellise teemade skaala kätte,
et mis on need võib-olla põhilised teemad, siis võib-olla sinna saab ka nii-öelda selle struktuuri ümber luua, et millest sa räägid, et noh, mäletan, kunagi ma vist tegin podcastide kohta vist research'i, et uurisin erinevaid podcast'e üle maailma ilma ja seal oli vist selline palkmajade tootja, kes tegi podcast'i, seal oligi nende teema, nende selline formaat oligi, nad istusid maha, võtsidki pool tundi oli podcast'i osa või nii-öelda podcast'i osa ja siis võtsid, et küsimus oli kliendilt tulnud ja rääkisidki selle nagu lahti, et sinna läks mingised kaadrid maja ehitusest või mingitest detailidest juurde, aga nad võtsid selle nii-öelda teema päris korralikult lahti, ekseldasid selle igat pidi nagu läbi, et inimene, kes sellele konkreetsele küsimusele vastust otsis, ta sai selle nagu kätte, aga tegelikult tulevikus tuleb järgmine, siis ta saab samamoodi, et ongi, et mille peale sa üles ehitad, võib-olla sul on mingi muu formaat, et intervjueerid inimesi või kutsud saatekülalisi, et just, sellega sa eristud ka, sest et sa oled ainus, kes seda teeb selle 30 seast, kes sulle seda lahendust tegelikult pakuks. Sa tõid välja need 2 põhiteemat, mis siin viimase poole aasta ja aasta jooksul olnud on, et mida kliendid räägivad turunduse poole pealt, see masinlahenduste kasutamine ja siis TikToki osa, et need on sellised säravamad teemad võib-olla, mida esile tuua, mida klient laua taga esile toob, aga tegelikult selliste suunavate küsimustega ja võib-olla väikeste mõtteterade nagu kirjapanemine aitab ka lõpuks selle põhiteemani või põhiprobleemini jõuda, sest tihti, me rääkisime sellest, et mis probleemi nagu lahendada aitada, et seda klient ei pruugi endale nagu lahti mõtestada kõigepealt, et sa pead aitama tal selle lahti mõtestada esmalt, et siis tuleb neid väikeseid taipamisi ka. Et võib-olla siis, kui sa ainult need teemad võtad, mida klient sulle laua taga räägib, siis sa oled nagu selline mainstream, ilmselt kõik nagu juba räägivad nendest teemadest. Et võib-olla seal ka rohkem selline suunitletum või rohkem nii-öelda süvitsi minev uurimistöö oleks nagu vajalik nende teemade puhul ka. Aga kui vaadata sellist toredat asja turunduses nagu konkurentsianalüüs, siis miks seda tegema peaks ja kuidas podcastis seda enda kasuks nagu ära kasutada on võimalik? No ma arvan, et teemade puhul kindlasti hea üle vaadata, et millest konkurendid räägivad, et kas me peaks ka nendest teemadest rääkima, kas me peaks siia tooma enda nii-öelda narratiivi sisse, et okei, see on küll tore teema, aga meie arvame sellest nii. Näiteks samamoodi konkurentide puhul vaadata, et kuidas nad seda teevad, millal nad seda teevad, nii-öelda järjepidevuse aspekti, kus nad distributsiooni teevad, võib-olla nad teevad lihtsalt podcasti ära, viskavad Spotify'sse ja Apple podcasti üles ja that's it. Et, kui viskavad? Üldiselt on see kuskil YouTube'i kanalile pandud. Jaa, näiteks, et võib-olla lihtsalt distributsiooniga, et olla seal, kus nemad ei ole, kuigi sisu on näiteks, võib-olla sarnaneb, nende 2 podcasti nagu sisu sarnaneb üksteisele, aga et distributsiooniga lihtsalt eristud. Ja teine asi võib-olla distributsioonis on ka see tasuline reklaam sinna lisaks, et seda ka kindlasti kasutada, et see ei oleks lihtsalt see, et me oma sellele sihtrühmale saadame välja, vaid et uusi inimesi ka uuesti või nii-öelda aktiveerida. Jah, tasuline reklaam ka ja distributsioonist rääkides võib-olla saatekülalised, et tegelikult saatekülaline, kes sulle podcasti tuleb, kui su formaat on selline, et sa kutsud siia külalisi nagu sina täna mind kutsusid siia, aga ühesõnaga Margi LinkedIni profiililt võib pärast neid klippe vaatama minna. Jah, näiteks, et kui ei oleks mina, vaid siin on keegi teine mõnest teisest ettevõttest näiteks, et siis tema jagab ka lahke meelega seda klippi, ta tahab ka ju seda enda juttu, mis ta siin räägib, tahab ju ka oma jälgijatele näiteks või oma fännidele jagada, et tegelikult iga saatekülaline on ka distributsioonikanal, et siis võib-olla vaadata konkurentide puhul ka, et kes on need saatekülalised, keda võiks kutsuda, kes on olnud, kes on hea meelega jaganud, kus nad on olnud, aga sa ei kutsu tegelikult saatekülalist selle pärast, et saada mingit paar share'i kuskil LinkedInis, vaid pigem ikka selle sisu poole pealt, et konkurentide podcastides näiteks on mõned külalised või ei ole olnud külalisi, keda sa tahaks tegelikult kutsuda, et siis
võib-olla ehitadki oma podcasti selle peale ümber, ma kutsun inimesi, kes ei ole kuskil olnud, aga kes ma tean, et kellel on väga palju huvitavaid fakte või lugusid või kogemusi teistega jagada. Jah, see inimene, kes seal käis ja seal teises podcastis käis, on tore ja hea sõber, aga ma teda ei kutsu lihtsalt, et on igal pool olnud. Lihtsalt võib-olla sellist paar ekstreemset näidet, aga et sisuliselt jah, konkurentsianalüüs, kuidas nad teevad, et võib-olla formaadi poole pealt ka, et kõik konkurendid teevadki intervjuu formaati või mingit vestlusformaati, et sa keerad sealt natukene veel edasi, et teed mingi variety show või mis iganes tüüpe, mis iganes sa välja mõtled, aga et sa teed natukene võib-olla samm edasi või teistmoodi, et katsetad võib-olla ka rohkem, katsetad, jah. Et kui üldiselt podcast, võib-olla ongi hea teiste podcast'iga kuulata ja vaadata, mida nemad teinud on, et enam-vähem võttagi see märkmik ja pliiats ja üles kirjutada neid punkte, et siis tekib ka endal parem arusaam, et mida võib-olla sinu niši või valdkonna puhul saaks hoopis teistmoodi teha, et võib-olla sinna sellise vestlusformaadi vahele sinna lükata mingi teooria aspekt võib-olla juurde, lühiklipina näiteks lisaks rääkida mingitest konkreetsematest teemadest seal vahepeal, et leida see tasakaal selle kliendi sisutarbitavuse nii-öelda soovide juures ka, et kuidas ta tahaks seda tarbida, et kes see klient ka lõpuks on, et tegelikult täna me teeme siin videopodcasti, enne selle saab audioks panna ja lõpuks lähebki Spotify'sse kuskil üles, et võib-olla inimene kuulabki seda ainult nii-öelda commute'il, et ta sõidab 15 minutit bussiga ja siis ta kuulab seda või ta sõidab 20 minutit autoga, ma ei tea, Viimsisse kesklinnast ja siis ta paneb selle endal käima, et võib-olla ka seda aspekti natuke mõelda. Jah, nüüd siin ei tohiks nüüd seda teha, et paned oma persona paika ja siis arvutad välja, et kui kaugel ta linnast elab ja siis, aga selle nii-öelda sisutarbituse poole pealt kindlasti, et kuidas talle meeldib tarbida, kus ta kuulab neid podcast'e, kas ta kuulabki näiteks hommikul autos või bussis või trammis, kas ta kuulab näiteks trennis või õhtul enne magamaminekut paneb su podcast'i peale, lihtsalt tasub nagu teada või küsida, et kas või nende paari kuulaja käest, kes võiksid olla, et lihtsalt aru saada, et kuidas nad seda tarbivad, et kohandada sellele, et konkurendid võib-olla teevad 2-tunniseid või 3-tunniseid podcast'e, kus nad räägivad maast ilmast, katavad kõik teemad ära, aga sa tahad hästi teravalt võtta ühe teema, kutsudki saatekülalised, et 20 minutit ja surute kätte ja lähete laiali, et võib ka niimoodi toimida. Kusjuures nende pikkade formaatidega YouTube'is, vaata, kui me oleme pannud endal pikemad formaadid üles, siis me oleme chapterite kaupa seal pannud, et seal me näeme ära ka selle statistika, et mis teemad konkreetselt inimesi kõnetavad. Ja tegelikult see läheb võib-olla selle teemade osas ka kokku, et võib-olla teha see esialgne pikk formaat ära, panna need chapterid sinna YouTube'is üles ja vaadata, mida siis inimesed tegelikult vaatavad ja selle alusel saad oma need esialgsed hüpoteesid teemade valikul juba ära testida ja siis nii-öelda siitumalt neid episoode tegema hakata. Et see oleks ka üks variant võib-olla, mida esialgu kasutada. Ma arvan, see on aus mõte, mida kasutada, et see chapterite pool. Me oleme isegi tegelikult nii teinud, et paneme selle me oleme klippide puhul nii teinud, et me paneme täispikka osa üles ja siis vaatame, mis see esimese nädala reaktsioon on ja siis selle najalt võtamegi sealt need klipid välja, et kui on näiteks mingi 3-4 teemat olnud ja siis näen sellest statistikast kohe ära, et skipitakse võib-olla esimene teema ja minnakse teise juurde, mis on jumala okei. Et lihtsalt seal mõtleme siis edasi, et kas see esimene teema on piisavalt põnev või see sõnastus on piisavalt põnev. Copy mängib ka oma rolli, aga et me enam-vähem juba tänaseks päevaks teame, et mis on need teemad, mis pakuvad huvi ja mis ei paku nii väga võib-olla. Et jah, tasub vaadata neid, kui pannakse YouTube chaptereid, aga tasub ka siis võib-olla neid klippide puhul vaadata, et või sisu puhul üldse. Sellest me juba rääkisime ka. Kuidas üldse podcasti sisu distributeerida? Me korra juba puudutasime seda, aga mis on podcasti puhul sellised eristuvad nüansid, kui sa tahad seda distributeerida? Millega sa peaksid arvestama? Jah, kuhu sa selle paned? Mis formaadis? Kas sa toodad juba selle nii-öelda klipi nii-öelda saatekülalisele valmis? Või lihtsalt annad lingi, et jaga, kui tahad. Või teedki sealt, võtad ise klipid välja, ütled, et näed, tegime sulle klipid, saada laiali.
aga jah, suures pildis kuhu ja kuidas ja mis formaadis, et kui sa võtad ja paned LinkedIni versus lühivideode puhul näiteks Reelsid või TikTokid, et siis seal on erinevad aspektid, mida silmas pidada, aga nii-öelda suures pildis jah, niimoodi on, mis kanal ja mis see sisu pool on ja võib-olla kas sa siis editid seal midagi natuke juurde või nii-öelda monteerid midagi juurde või mitte, et ongi nüüd see tarbitavuse küsimus, et kas sa optimeerid tarbitavuse peale või minu filosoofia on sellega see, et eesmärk ei ole nii väga neid inimesi sinna podcasti lehele suunata ja sinna nagu toppida neid või et tule kliki palun kohe, et pigem las ta tarbib selle sisu ära ja kui ta tahab, siis ta tuleb, et tee kas või see nii-öelda klipp natukene huvitavamaks või et ta vaatab selle näiteks LinkedInis vaatab selle ära ja kui ta mingi hetk tunneb, et tahaks selle kohta veel kuulata, siis ta tuleb, aga kui ta on nagu, see oli okei ja läheb edasi oma päevaga, see on nagu ka okei, et ma nüüd ei vaata tulemust, et issand jumal, et nüüd on kõik halvasti, vaid pigem vaadatagi selle sisu tarbitavuse poole pealt, kui palju inimesi nägi seda klippi ja kui palju lõpuni vaatas ja mis see average nii-öelda oli ja nii edasi. Et tarbitavus pigem number 1. Mis kanaleid sa soovitaksid, kui nüüd ongi põhiformaat ja siis hiljem hakkad neid lühiformaate sealt tegema, milliseid kanaleid sa soovitaksid, kuhu soovitaksid panna? No seal, kus su klient on, et see, kes kellele sa seda sisu lood, et seal, kus ta on, et lihtne oleks siin öelda, et tehke kõik TikTokiks ja pange TikToki, aga tänapäeval veel kõik seal ei ole, et nad võib-olla ei tahagi tarbida su seda B2B sellist sisu, eriti kui on inimene, kes tarbib, õhtul scrollib võib-olla 15 minutit korra feed'i ja paneb ära telefoni, et ta võib-olla ei tahagi kuulata sinu seda B2B Pikka monoloogi näiteks, et tasub teada, kus ta on, B2B puhul kindlasti LinkedIn, neid kanaleid on veel, Facebook tegelikult tänapäeval siiamaani, erinevad grupid näiteks või mingid väga spetsiaalsed foorum, Reddit on ka omaette teema ja nii edasi, et nüüd on, seal on ka küsimus see, et kuidas sa seda serveerid, et kas sa paned lihtsalt kuhugi subredditisse oma klipp üles ja ütled, vaadaks seda, et siis pannakse seal hästi palju neid allapoole nooli. Aga jah, kõige tähtsam on võib-olla teada, kus kohas see inimene on, kuidas ta seda sisu tarbib ja siis ma arvan, on kõik hästi. Kas on mingeid lahendusi, mis aitab podcasti nagu laiemale avalikkusele rohkem nagu esile tõsta, et ma ei tea, näiteks kui ongi audioformaat, siis kuidas ma seda nagu erinevatesse kanalitesse saaksin siis distributeerida? Jaa, tänapäeval on igasuguseid erinevaid platvorme, mis aitavad sul seda teha, on nii tasuta, tasulisi, kõik oleneb sellest, et mis su vajadused on. Meie kasutame Buzzsprouti, pole suur saladus, ma arvan, et hea lihtne, paned selle nii-öelda klipi, või nii-öelda selle täispikka osa, mis me siin teeme, paneme audion üles, siis see läheb igale poole laia maailma nii-öelda platvormidele üles, et kes tahab, kuulab meid hetkel Spotify's, tervitused ka Apple podcasti kuulajatele, aga võib-olla mõni vaatab üldse YouTube'ist, et nagu lihtsasti saab selliste platvormide tööriistade kaudu ühe uploadi, kes igale poole selle laiali nii-öelda saata või nii-öelda jagada. Et seal ta siis võtab selle RSS feed'i ja läbi selle siis ta jagab seda teistele platvormidele, on ju? Ja tegelikult selle kaudu saad ka omale veebilehele mingi see väikse lõigu või alamlehe tekitada, et RSS feed'iga. Jah, mis jällegi, kus see inimene on, et paljud kuulavad Spotify'd, teised jällegi Apple podcasti, aga võib-olla on nii-öelda Google podcastis, et päris kõiki neid, minu tead seal listis on vist 20-30 keskkondad, päris vist igale poole ei pea panema, aga ajapikku võib-olla tasub seal lisada jälle ja vaadata, aga just, kliendi tagasiside jälle või kuulaja tagasiside, on ju. Kui nüüd vaadata neid eeliseid, mida podcast luua aitab või milliseid tulemusi tuua aitab, mis on need signaalid võib-olla, millele peaks edaspidiselt ka rohkem keskenduma,
et mis sa välja tooksid, mis podcast veel lisaks nii-öelda digiturunduse teostamisele aitab ettevõttel saavutada? Sa mõtlen nüüd sellele, et mis selle nii-öelda podcasti sellised eelised on, sellised kasutegurid. Ongi see, et sul on igakuiselt sisu, sisu selles mõttes, et sul on lisaks sellele täispikale osale, need on 2 inimest kuskil istunud, läbi mõelnud teemad, rääkinud nendest, et sa ei pea seda nii-öelda lihtsalt lõikama hakkama seda video ainult klippideks, vaid sa saad sealt ka võtta mingeid väikseid tekstipostitusi või mis iganes, blogipostituseks saad ka selle sisu kõik teha ja nii edasi, et sul on selline sisumaterjali nii-öelda sisend, kui ma nii võin seda sõnastada, et sa saad sellest nii-öelda sa saad selle pakendada mitmeks erinevaks asjaks, kui seda tahad, ehk siis sisu on sul kaetud mingis osas. Siis sa saad sellega tuleb ka see distributsioon, et sa saad nähtav igal pool, kus sa tahad olla. Ka lisaks otsimootorites. Ka otsimootorites, et kui sa selle teema katad ära, natukene seal teedki selle otsimootorile kohandad, teed sellele sobivaks, et siis ta tuleb välja ka eriti eestiseks, et eestikeelsed vastid on üsna vähe, et seal on nagu ränkida üsna lihtne ja siis tegelikult kui sa teed seda nii-öelda audio podcastiga nii-öelda videona lisaks, nagu meie siin hetkel teeme, et siis katadki need kanalid ära, et sa igal pool nähtav, et panedki sinna TikTokidesse, Reelsidesse selle klipi ülesse ja siis sa vähemalt oled inimeste silme ees, et sealt tuleb ka uusi nii-öelda kuulajaid. Plus saad ka tegelikult selle lisada endal veebilehele, teha eraldi mingi alamsektsiooni ja inimesed saavad sealt ka vaadata ja ei pea alati kuskilt teises kanalis seda tegema, et võib ka veebilehele inimesi suunata. Eriti kui sa tasulise reklaami alt seda veel teed, et siis on nagu üks kindel koht, kuhu inimene läheb, ei lähe see nii-öelda raha raisku, et ma saadan ta Spotify's ja kuulab sealt, aga nii-öelda, ma ei tea, pärast taasturundust teha ei saa või mingid signaale ma rohkem selle inimese kohta ei saa, et seda nagu vältida ja siis on mõistlik ka veebilehele saata. Ja tegelikult, kui sa oled selle nii-öelda ühe podcasti osa oled igale poole nii-öelda laiali pannud või veebilehele, et siis need inimesed, kes seda tarbivad, mitte võib-olla nüüd kohe praegu, aga võib-olla siis näiteks veebilehel vaatabki seda 6 kuud hiljem, aga talle see teema pakub huvi või tal on küsimus selle kohta, tuleme jälle selle päiksepaneelide teema juurde, et seal ongi näiteks päiksepaneelide, ma ei tea, investeerimisest või nii-öelda sellest tasuvusest on mingine podcasti osa, inimene tuleb ja kuulab selle ära ja siis ta on juba natukene targem, et ta tulebki sinu müügimehe juurde näiteks, tuleb juba rahakotti lehvitama, et see oleks ideaalis. Ideaalis, jah, et kui ta juba tuleb nagu sinna jutuga, et kuule, et ma natuke juba midagi tean, et ma kuulasin selle ära, aga siin on üks küsimus juurde, et müügimehel on ka lihtne, et ta ei pea sealt hakkama nii-öelda nullist seda know-how'd või seda nii-öelda rapoori looma hakkama. Jah, ta ei pea seda looma hakkama, et tal on nii-öelda need teemad juba selgemad, müügimehel on ka lihtsam, et klient on tegelikult endale juba selle nagu idee maha müünud sellega, et ta seda sisu tarbib. Või talle on nii-öelda see küsimuse vastus hästi lihtsaks tehtud. Vaatabki poole tunniga selle vastuse ära näiteks või kui sa oled klipina teinud, pannudki sinna oma Facebooki lehel üles, et siis ta on nagu saanud selle lihtsasti kätte ja ära tarbida. Just. Aga nüüd, kuna meil hakkab siin podcast lõpuni jõudma, aeg hakkab täis saama, siis viimane sektsioon, kiirküsimused, kiirvastused voor. Ma küsin kiirelt sulle ühe küsimuse ja sina pead siis kiirelt vastama. Esimene küsimus siis, et sinu lemmik ärialane podcast? Ärialane podcast? Hea küsimus. 2 tükki tulid kohe meelde. Üks on How to Win podcast ja teine on Psychology of Copywriting. Selline podcast, mida ma täna hommikul kuulasin. Seal ei ole küll paar aastat osi tulnud, aga jällegi, kuna
see sisu nii-öelda on evergreen, eks, et siis ma seda tarbin ja tegelikult ma nüüd mõtlesin ka selle peale hommikul, et ma teadsin, ma siia tulen podcastidest rääkima, et siis selle podcasti otsimine Spotify's, selle tarbimine viis ka selleni, et ma siis subscribe isin selle host'i newsletteriga ja nüüd loen ta newsletterit, et nüüd võib-olla läheb natuke aega, siis ostan võib-olla mõne raamatu või course'i ka, et nii need asjad käivad. Siis lemmik sisuformaat, mida hea meelega teeksid? Teeksin, nagu ise või? Jah. Või siis mõnele oma kliendile. Mida sul kõige rohkem sisuformaadi osas teha meeldib? Ma ei tea, viimasel on lühivideod nagu meeldima hakanud, et lihtsalt see protsess, et lühivideo minutiline pikkuline nagu jah, kuna piirangud on, et ma pean minuti sisse nagu mõne teema nagu ära katma, ongi see kliendi küsimus näiteks, ma vaja nüüd minutiga ära lahendada, et siis ongi selline hea challenge või selline väljakutse mulle, et kuidas me selle skripti paika paneme ja video ära filmime ja nii edasi. Tuleb lühivideode pool, ütleks. Ja blogipostitused on tegelikult ka raske valida, on selline hea vastus, aga et ma arvan, blogipostitused on ka hea, et see on hea süvitsi minna mõnda teemasse ja lihtsalt kirjutada. Digikanal, kus täna kõige suuremat potentsiaali näed kasuks? Kellele? Ettevõtetele, B2B ettevõtetele. Ma arvan, LinkedIn on tänapäeval veel potentsiaalikas koht, et see on võib-olla selline sotsiaalmeedia kanal, aga tegelikult siis võib-olla teine kanal ongi kas siis podcastide kõrval võib-olla sellised live eventid, et kui sa suudad live eventid või web eventid kuidagi ära lahendada, et sa teedki näiteks kvartalis korra või 6 korra mingi see eventi, et sa tekitad nagu sellega endale kommuuni taha, et see võib-olla on selline hea koht tänapäeval. Siis tarkvara või programm, ilma milleta sa oma tööd enam ette ei kujutaks? No Basecamp, ma arvan Basecamp. Kuna me Oliveris Basecampi kasutame, me oleme tegelikult teisi asju ka proovinud, siis ma ei tea, Basecamp tundub selline asi, et kui seda ei oleks, siis ma ei kujutaks ettegi, mis ma üldse teeks. Tänases hübriidlahendusega töömaailmas. Jaa. Okei. Ja viimane küsimus, kumba digiturundajana eelistad, kas sisu ulatust või sisu tarbitavust? Ma arvan siin, kes siiamaani on selle podcasti kuulamisega jõudnud, kes chapterid vahele ei ole jätnud. Kes pole skippinud chapterit 2 ja 3, et siis teavad, et sisu tarbitavus pigem, et ma pigem võtan need 15 vaatajad, kes on huvitatud sellest teemast, kui saan 40 000 vaatamist inimestelt, kes vaatasid võib-olla esimesed 5 sekundit ära või esimesed minuti ja siis panid kinni, et ma pigem arvan, see tarbitavus, et tarbitakse ära ja mõeldakse kaasa ja räägitakse ja küsitakse, et see on nagu suures pildis hea vundament esiteks, aga teiseks ka palju palju rikkam publik. Aitäh sul, Mark, et täna ühinesid, võtsid aja siia tulla oma know-how'd meiega jagamast, sisustrateegia ja isegi kõvasti podcasti osast. Kindlasti kutsun sind järgnevatel kordadel veel, meil neid seal mõtteid, teemasid, mida arutada on kindlasti palju. Ja teile vaatajad, aitäh teile, nagu Mark juba mainis ka, siis Apple podcastis, Spotify's, YouTube'is saate kuulata seda ja kindlasti subscribe ida, follow ida ja meie juba kohtume järgmises osas. Aitäh! Aitäh!